Milliseid isikuomadusi on vaja Amazoni ettevõtlusega alustamiseks? Samasuguseid nagu tavalise ettevõtlusega alustamiseks. See, kas sa oled ettevõtja ja sa tahad luua midagi nullist, see on kuidagi sinu geenidesse kodeeritud. Kas sa tunned praegu, kui sa teed palgatööd, et kui sul oleks rohkem otsustusvõimalust, kui sa saaksid kõikide oma kolleegide rollide üleselt kaasa rääkida rohkem ja võib-olla ka mõjutada rohkem seda, kuidas asjad tehakse ja sul tekib kirg ja inspiratsioon kõike seda vastutust enda peale võtta ja reaalselt luua läbi selle. See on sisemine tunnetus. See ei ole see, et ma teen ühte väga pisikest lõiku oma töös väga hästi ja siis ma arvan, et ma olen ettevõtja, sest et ettevõtlus on see, et sa pead kogu selle suure tööde rägastiku nagu võtma enda õlgade peale esialgu ja alles hiljem, kui sul on ressurssi, et palgata endale abilisi, siis saab hakata neid tükikesi ära andma, aga esialgu sul peab olema piisavalt kirge soovi, huvi, uudishimulikkust, et võtta kõik alates, see on nagu kokk-keevitaja ja kondiiter, et sa võtad kõik selle enda peale ja sulle meeldib vaadata, kuidas kogu see kompott hakkab kokku jooksma. Kindlasti peab olema sul iseloomuomadus ja see on midagi, mida saab treenida ka. Kui ettevõtja on probleemide lahendaja, kuidas sa suhtud täna probleemidesse? Kas probleemid on midagi, mis tõmbavad su vibratsiooni alla, su tunnet alla, sa muutud murelikuks, depressiivseks? Sa kirud poliitikuid, sul on tuju kurgu, õues on sopane või sinu kontroll oma energia eest on sinu enda käes. Ja sa näed neid kohti, kui okei, kui täna on mingi nõme sopane ilm, et siis ma panustan oma aja, ma ei tea, lähen sõpradega spaasse või töötan oma järgmise idee kallal, et ma ei lase välisel oma sisemist energiat mitte miskit moodi mõjutada, vaid ma kontrollin ennast ise. Ja kui need näilised probleemid on sinu jaoks võimalused ettevõtluses probleemide lahendajana tegelikult, siis sa ei koge probleeme, vaid sa koged võimalusi leiutada midagi uut, vaadata asju uue vaatenurga alt. See ongi see, mis on ettevõtlus, et ma võtan ette olemasoleva tavasituatsiooni, ma võtan uue vaatevinkli sinna sisse ja läbi selle ma loon väärtust ja siis on inimesed nõus ja tahavad mulle minu toodete teenuste eest ka raha maksta. Üks kõige tähtsamaid iseloomuomadusi tegelikult. Loomulikult vastupidavus. Ettevõtjana me peame katsetama päris mitmeid ideid, lähenemisnurki, me peame peale hakkama, me ei saa jääda kogu aeg konverentsidel käijaks, raamatute lugejaks, me peame hakkama väikeseid samme vastu võtma. See on umbes nagu investeerimisega, et sa võid lugeda selle kohta, palju sa tahad, aga sa pead reaalselt 500 eurot sisse panema ja vaatama, kuhu see liikuma hakkab ja missuguseid otsuseid sa sealt edasi hakkad tegema. Ma olen võib-olla julgustuseks sulle, et ma olen ise enne Amazoniga alustamist koos erinevate partneritega, aga proovinud läbi 5, 6, 7 erinevat ettevõtlusideed. Ja teades juba alguses, et kui ma neid erinevaid asju teen, mul on vaja avada uks. Ja kui ma avan ühes segmendis ukse, näiteks mul oli sisearhitektuuri büroo ja siis mingil hetkel ma sain aru, et ma ei taha kasvada, sest ma ei taha olla pudelikael. Siis oli digiturundust, hakkasin pakkuma. Ja sain samamoodi aru, et ma ei soovi olla see pudelikael, kelle laua pealt teevad kõik tööd läbi. Ma soovisin luua midagi, mis on kergemini skaleeritav ja jõudsin Amazoni juurde, mis on globaalne, kus saab tooteid arendada vastavalt sellele, mida inimesed Amazonis otsivad. Aga mul selleks ajaks oli olemas juba digiturunduse kogemus, mul oli kogemus olemas, et ma ei pea kohe õnnestuma, testimine on okei, ma saan teadmisi selle käigus juurde, teadmised on kuld, me ei lähe kohe esimest edu otsima. Kindlasti oled sa näinud jäämäe pilti, kus üleval on edu ja all on siis see instant success ehk siis üleöö edu, aga üleöö edu tegelikult on jäämäe alumine osa ja sul peab olema okei. See on nagu see, et naudi teekonda, naudi seda õpingut, naudi seda, kuidas uut informatsiooni sinuni rohkem jõuab läbi nende õpingute. 2 asja siis tahaksin kokkuvõtvalt võtta. Sa näed kõiki probleeme kui võimalusi luua väärtust ja lahendada nad ära. Ükski probleem ei ole halb, kõik probleemid on lahendatavad, kui me vaatame sinna uue vaatenurgaga peale ja see on täpselt see, kus inimesed sulle raha maksavad. Ja teine, et sa testid ja sa õpid ja failimine on okei
ja sa peadki fail ima. Kui me Amazonis alustame, siis oma kogukonnas me proovime läbi 3-4 toodet, enne kui me üldse paneme endale pähe selle mõtte, et me peaksime hakkama miljoneid teenima. See võtab ikkagi paar aastat aega. See on nagu tavaline ettevõtlus. Need 2 asja on kõige tähtsamad asjad. Kui sul need on olemas, tere tulemast kogukonda, ootan sind juba väga.